Tere kallid jälgijad, tere kallid blogilugejad, tere kallid kaasmaalased. Saabumas on Eesti Vabariigi sünnipäev ja sellega seonduvalt on mul mõned mõtted, mida tahaks edasi anda. Eesti saab kohe 99 aastaseks, algab 100. aasta. Ja mina arvan, me võiks teha sellest erilise aasta. Vabariik algas ju kenasti, sinimustvalge, Endla teatri rõdu. Vahepeal ei olnud kõik nii hästi, igast rahvast käis siin läbi ja praegu kui on niisugune natukene hõre olla. Aga ma arvan, et me võiksime teha tugeva ja hea lõpu. Ja siis paistab kõik eelnev ka hea. Kõik on hea. Niimoodi on näiteks teatrietendusega, niimoodi on maratoni jooksmisega, niimoodi on ka näiteks keskkooliga. Tugev lõpp toob kõik eelneva mõnusalt positiivseks. Teeme selle ära. Teeme korraliku lõpuspurdi. Ja mitte, et nüüd 100 aasta olekski lõpp, et mul ei ole mingit infot, et peaks kuhugi peitu pugema, vaid ütleme niimoodi, et siis teeme korraliku vahefiniši. Jah. Teeme 100. aastast kõige meeldejäävama aasta üldse kogu Eesti ajaloos. Tänaseks on kuhjunud väga palju probleeme ühiskonnas, inimesed on mures, lõhed on ühiskonnas, me ei usalda, me ei saavutava omavahel kokkuleppeid, aga sel aastal me oleme sellest kõigest üle. Teeme aasta, kus me saame kõigest üle, kõik koos, üheskoos, käsi käes. Niimoodi teemegi. Kallid rahvas, see on meie võimalus. Koos saame kõigest üle. Poliitikas on sisepinged, poliitikud, ärge heituge, meil on teid vaja, päriselt ka. Metsamehed, ma tean, kihk on kõik mets rahaks teha, aga hoidke ennast tagasi. Õpetajad, arstid, politseinikud, tuletõrjujad. Saan aru, eelarves ei ole teie jaoks kohta, aga saame sellest üle. Arvo, pea sina ka vastu. Ole tubli, Arvo. See aasta on Eestis Euroopa Liidu eesistumise aasta. Kohalikud omavalitsuse valimised tulevad, teeme selle korralikult ära, et inimesed, teeme ilusa lõpu, ärge unustage iial. Kui 100 aasta on möödas, siis teeme uue ilusa 100. Ilusat vabariigi aastapäeva teile!